What's up? Hai! Ja, me alustame. What's up? What's up? Meil on siin uus kast, me just tegelikult mõni aeg tagasi juba vaatasime seda ühes poes, aga Trummiparin. kuna mina olen kogu aeg arvuti taga ja me läheme tegelikult ka reisile, siis mõtlesime, et meil oleks väga head nagu kaasast vaja, eelkõige Liinale, et Liina saaks mängida. Sellepärast me ostsime ka tegelikult Liinale selle mängu, mis me sellemalt näitasime, mis me valisime ja mina mängisin ainult Fortnite'i. Jah. Võt, ja nüüd siis 3-2-1 ikkagi on vist unboxing Liinaga. Ei, unboxing Mardiga mina. Unboxing with Mardi! Ma ei näinudki. See on nüüd veider süsteem, millest ma väga hästi aru ei saa, aga okei. See unboxing on niivõrd antiklimaktik. Ja ongi koos või? Selline näebki välja või? Ei kuku välja või? Lähme siis vaatame, mis me siin teha sellega saame. Miks meie kodu nii pime on? Ekraanilt tuleb palju valgust. Voh, näe, palju parem on ju. Ei no, tule vali endale karakter nüüd. Mulle meeldib see roosa südamega, see junn. 1 hour later. Select. Many unbearable hours later. Okei. A little later. Kohe näha, et tegelikult me mingid gamerid ei ole, ei saa hakkama siin selle isegi mingite accountide üles sättimisega me siiamaani ikka veel mõtleme välja, kus kohas me see siit toimuma hakkama. Sinna me nüüd Liina kaotasime, sest ta kõigepealt teeb mingi pool tundi avatari endale, siis täpselt samamoodi nagu kui ta teeb seda Simsi. Kylie Jenner. Not so Kylie Jenner. Kylie Jenner. See on mina praegu. Oh my god. Ma ei oska sõita. You have lost me. Käib äkki, nakkan professional gameriks nüüd. Vahepeal siis tuletan ka meelde inimestele, et see ei ole brändi deal. Ja nii. No! Siin käib sul võimalus veel. Esimesel kohal. Ja otse välja lihtsalt. Selle taga on veel üks inimene. Nii, oled 4. kohal. Nii, ja. Mida sa teed? Ma olen peidus. Ma olen nii tubli mängija, mul ei ole vastast. Keegi tuleb. Mine ära. Kätte on jõudnud uus päev, mis tähendab seda, et loomulikult meil on külalised ja mis on meil siis kõik üle võtnud, siin ei miski muu kui meie ustav. Mis? Et meil nüüd nagu terve vlog oleks selline, kus me läheme mingi ma ei saa, ma mängin seda. Täna on lõpuks see päeva käes, saame sellest asjast lahti. Jõulud on läbi, kõik on läbi. Väga tore ja... Fail. Ei, proovu. Hei, väike fail oli. Bella. Okei. Oled üle väsinud? Ma olen natuke väsinud, aga samas nagu ma olen magasin just päeval ja mis tähendab seda, et meie kuusk on ikka veel püsti. Ilmselt tõlgendab seda, et ma ei taha kõigepealt äkki seda kuuska kokku panna, aga sellegi poolest segasid vahele mul jälle. Lähme homsesse päeva üle, et võtame homme selle asja ette, loodetavasti. Alustamegi seda uut päeva siis nüüd väljast. Loodetavasti täna on see päev, mil me saame hakkama selle vägiteoga, et saame selle sest jõulust lõpuks ometi lahti. Bellale on hakanud muideks ka meeldima väljas õues käia. Varem, kui me tulime õue, see lumi oli maas, siis ta oli niuke mingi. Ma ei taha. Te olete vist näinud küll minu storydes, kuidas ta lihtsalt lohiseb järgi meil. Aga nüüd ta siin on. Igal juhul jookseb ringi, tunneb mõnu, naudib elu, olu. Otsib midagi korralikult siit. Mis sa siit otsid? Märg on lihtsalt, nagu vaata, mis Liina teeb siis. Welcome ka minu poolt. Täna on olnud üpriski aeglane hommik. Meil Martiga on mõlemal sellised, ütleme nii, migreenilaadsed peavalud. Aga ma tõesti loodan, nagu Marti eelnevalt mainis, et me jõuame selle kuuse ilusti alla võtta sealt. Marti kaamera on juba raske. Ma ootan, kuni ta tagasi tuleb. Ta läks hetkel koos Bellaga MyHitsi ja Lapintsiga muidugi, aga oluline, et ta võttis Bella kaasa. Nad läksid saadet salvestama. Ja nüüd ma siis lihtsalt ootan siin kodus ja mängin Nintendot ja teen tööasju paralleelselt. Ma vaatan sellist seriaali nagu Atypical Netflixist. Ja mulle hullult meeldib see nii, et väike Netflixi soovitus ka teile kõigile. Ei sa tahad oodata, et ma nagu annan sulle selle nagu su sünnipäevale. Võtan niimoodi kaasa reisile. Homme on... 8. Homme ongi 10 päeva pärast. Aga see tuli praegu kohale ja ma nagu annan sulle selle praegu üle. Sest et ma tean, sa tuled reisile, aga sellega ja me oleme enne su sünnipäeva reisile. Happy birthday. Happy early birthday. I love you so much.
Another set of free brand deals. Ma pole siiamaani jõudnud jõuludest lahti saada. Mis tähendab seda, et äkki mulle vist äkki isegi meeldib, et ma ei taha neist niimoodi lahti saada. Veel lihtsalt laisk. Veel lihtsalt laisk. See on nüüd see backpack, mis mina alguselt olen endale kogu aeg tahtnud. Mulle meeldib see. Vaat see compartmenti osa, see on super selle puhul. Are you happy? Yes, I'm very happy. Sellepärast ma olen happy, et ma oleks võinud selle endale ise osta, sest et see on kallis, et mulle sünnipäevaks kinkida kallis. Sul tuleb veel kinke. I fucking hate my birthday. Järgmine päev. 3. päev juba üritame järjest saada lahti sellest kuusest. Saad aru, me oleme nagu Tallinna linn, kes ei suuda oma jõulukaunistus ära korjata. Ega tegelikult nagu see on natuke sad küll, sest et see on nii tore õhtuti, kui ta põleb ja siis ta nagu annab valgust juurde nii palju. Ja nüüd koristame selle kõik ära. Nii, mis valmis jah? Noh, nagu te juba saite ka tegelikult sellest aru, siis Bella on väga confused, mis toimub, mis juhtus jälle. Ta lükkas mulle keele. Reaalselt täpselt vastu hambaid. Sellegipoolest, tegelikult siitkohalt lõpetamegi ja tore on see näha, et tegelikult võttis palju vähem aega see, kui on. Tuletame ka meelde, et need inimesed, me ei ole teid ära unustanud, me pole praegu jõudnud võitjatega ühendust võtta kõikide täpselt, kuidas teile asju saata, nii et me oleme natukene võlas teile, kuna me oleme natukene siis nii-öelda luuslanki löönud, aga nüüd kohe üks meist hakkab seda sama vlogi editima, teine hakkab neid inimesi kontakteeruma. Neid inimesi kontakteeruma. Igal juhul, jah. Näeme järgmine nädal ja järgmisel nädalal vahepeal tuleb ka välja podcast. Jaa, podcast on meil ära salvestatud, see tuleb lihtsalt üles panna. Lihtsalt meil on podcasti võib-olla sellepärast teinud, et meil pole hääd riide või? Ei, Mart. Stopp! Enne veel, kui me laseme nüüd mineviku Martil ja Liinal lõpetada, me unustasime ühe asja nimelt. Eestis on uurimise all siis niisugune eelnõu, mis tegeleb siis karusloomade pidamisega. Ja me kõik oleme ilmselt väga palju erinevaid nii-öelda nagu videoid näinud, kui halvasti neid koheldakse ja kui kole see protsess on selleks, et saada mingit kellegi nahka, karusukat, mida iganes. Kui sa oled meiega samal poolel, et see ei peaks edasi siin Eestis edasi minema, siis www.aitankarusloomi.ee alla descriptionisse paneme ka. Seal saate siis panna enda nimekirja, see on nii-öelda nagu petitsioon. Koguvad allkirju, aga tehniliselt sa annad enda e-posti ja nime sinna, et lihtsalt näidata, et sina toetad ka seda, et tegelikult meil ei ole vaja mingeid loomi tappa selleks, et me saaksime lihtsalt ise ilusaid riideid kanda. Ja kui sa tahad ka omalt poolt seda jagada ja oma sõpradele seda asja edasi levitada, siis kindlasti kasuta hashtag'e aitan karusloomi ja ma ei vaja karusnahka. Ja see tähendaks meile hästi palju, sest see on nii oluline teema. Supsame tagasi, siis nad ütlevad niikuinii kohe tšau lihtsalt. Nagu mis ma ütlesin, järgmine nädal või siis loodetavasti reedel Mart Jalik TV kanalil. Auf Wiedersehen. Täitsa, me sai ka iga vlogst tegema. Bye! Bella! Rekib ka või? Ma tahtsin seda öelda, et mis motiveerib sellest nagu kiiremini lahti saama on see, et äkki sa võtsid muga Mario Karti teha pärast seda. Please.